Tere, mina olen Liilit. Ja mina olen Kerli. Tervitame teid podcastist Moodne talu, kus toome teieni Eesti moodsate talude põnevad lood. Meie vestlused viivad teid Eesti toidutootjate juurde, et tutvustada nende lugusid laiemale kuulajaskonnale. See podcast on mõeldud nii põllumajandustootjatele, hobitalunikele, profikokkadele kui kirglikele kodukokkadele. Ning kõigile Eesti toidu nautajatele, kes kujundavad seda, kuidas me täna toitu toodame ja tarbime. Meie podcastis räägime sellest, et piim ei ole lihtsalt piim. Ja õun ei ole lihtsalt õun. Puhta toidu tootmine ja tarbimine on isiklik avaldus, mis peegeldab meie väärtusi ja unistusi maailmas, kus tahame elada. Moodne talu podcasti toob teieni Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga. Oleme jõudnud täna sellisesse ettevõttesse nagu Saaremaa Nature Farming ja minuga on andnud nõusoleku vestelda täna Maarjo, kes tegeleb pärandniitude taastamise, hooldamise ja majandamisega. Tere, Maarjo! Tere, Kerli! Hakkame nagu alguses pihta. Mida tähendab pärandniitude taastaja, hooldaja ja majandaja? Millega sa tegeled igapäevaselt? Ma arvan, et kõige lihtsam on niimoodi, et kui Eestis on vist kõik käinud Saaremaal ja kui nad kujutavad endale ette Saaremaad, siis see tavaliselt assoseerub mereäärsete karjamaadega, kus on kadakad kindlasti ja siis võib-olla, kes on natuke vanem, mäletab seda, kui kuskilt metsas tehti midagi heina, midagi sellist ja kes elab kuskil jõe ääres, siis ta teab, et kuskil jõgede ääres on karjatatud loomi, et need ongi meie pärandniidud, ehk siis pärandniit tähendabki seda, et see on inimese ja looduse koos tekkimisel olev siis vorm või selline, mis nagu umbes 100 aastat tagasi oli eluliselt tähtis nagu väga paljudele, et valdavalt Eesti metsad olid kõik puisniidud, kõik karjamaad mereäärtes olid loomadega, sest kõigil inimestel olid loomad, kes maal elasid, nii et ajalooliselt on see hästi tähtis kooslus olnud. Täna siis meie seda vahepealset kolhoosi aega ja siis maaelu vähenemist siis kompenseerime sellega, et siis me nendest rapikutest kinni kasvanud karjamaadest ja puisniitudest siis taastame uuesti siis niidetavaid ja karjatatavaid kooslusi. Ma tean, et tegelikult Eestis on 2027. aastaks võetud ka päris ambitsioonikas eesmärk, et 50 000 hektarit on puisniite taastatud. Oskad sa öelda ka, kui palju on täna nagu jõutud sellele eesmärgile lähemale ja kas meil jagub tegelikult loomakasvatajaid üldse, kes tahaksid seda teha, sest see tundub tegelikult päris suur töö, et alustades sellest, et sa pead need puisniidud taastama. Me käisime ise täna ühte just vast valmivat vaatamas, mis on poole peal küll selle taastamise siis tegevustega, aga teine, mis oli ka sul juba ju valmis, mis tegelikult siin 2 aasta pärast võiks olla siis juba tootmises sees tootmismaana, kui sa saad siis karjatada loomi. Et mis seis üldse nende puisniitudega ja pärandkooslustega täna üldse Eestis on? Oskad sa sellest rääkida? Muidugi oskan, et muuhulgas mina olen siis nagu Eesti pärandniitude hooldajate MTÜ siis juhatuses ja eestvedaja põhiline, kelle siis ülesanne on just propageerida seda tegevust ja aidata siis endasugustele siis hakkama saada paremini läbi regulatsioonide muutmise ja siis teadlikkuse tõstmise ja eeskuju näitamise, ja Eesti pärandniitudel selles mõttes nagu ühest küljest läheb halvasti, ühest küljest läheb hästi, et kui mõelda nagu, ma ei tea, kogu Euroopat, siis me tegeleme nagu ainulaadsete asjadega, et mujal, mida lõuna poole või Kesk-Euroopa poole sa lähed, seda vähem on üldse loodust nagu alles, et see on midagi, mis meil on nagu justkui nagu tavaline, eks ju, aga Kesk-Euroopas sa ei näe mitte kuskil selliseid asju, ja kui me räägime sellest, et me taastame, ma ei tea, 10, 100 või 1000 hektarit aastas, siis nende jaoks tundub nagu, et vau, see on nagu väga palju, et ma olen kuulnud ise mingisuguseid YouTube'i videosid või ülekandeid, kus ja mingid osalenud kuskil mingi rewilding projektide mingi kuulajana ja siis
kuskil Inglismaal tavaliselt on see olnud või Iirimaal ja siis kui nad jõuavad hektariteni, siis nad räägivad mingist 1-2 või 0,5 hektarist ja et kuidas nagu seal nagu putukad ja liigid tagasi tulevad ja see on nagu nii suur asi nendele. Siis ma mõtlen, et okei, et noh, nagu mastaabid ja need kontekstid on erinevad. Et Eestis nagu teisest küljest nagu meil on olnud üle 1 miljoni hektari erinevaid pärandniite. Ainuüksi puisniite oli 800 000 hektarit, millest nagu täna on hoolduses 1400, eks ju. Noh, vähem kui 100 aastaga see nagu meeletu kukkumine. Et selles plaanis nagu läheb meil väga halvasti, aga Euroopa mõttes meil läheb väga hästi. Et ma kogu nagu seda põllumajanduse kontseptsiooni mõeldes siis nagu ma olen järjest rohkem nagu arvamusel, et see, kuhu muu Euroopa tahab jõuda täna oma regulatsioonide ja toimetamistega on see, kus Eesti on täna. Võib-olla see on nagu nende maksimum eesmärk, kui nad üldse oskavad seda ette kujutada. Aga see asja jama külg on see, et isegi kui me oleme siin, kus me Eestis oleme täna, siis meil ka ei ole hästi nagu. Kõik meie igasugused numbrid, mis puudutavad, ma ei tea, lindude liigirikkust, putukate nii-öelda massi ja liikide arvu, see kõik on nagu kolossaalselt ja ülikiires tempos nagu alla. Võib-olla ainult mitte Lääne-Eestis ja saartel, kus on nagu ja võib-olla Karula kandis või seal kuplite vahel, aga ülejäänud Eestis ja nagu on lihtsalt ülikiire langus nagu igas mõttes. Ehk siis, et muu Euroopa tahab meieni jõuda, me tahame jõuda kuhugi veel paremale, mida kuskil võib-olla ei olegi enam, et see on niisugune nagu vastuoluline teema. Aga kas neid hektariteni jõutakse või mitte, no see on minu igapäevane küsimus ka kuskil töögruppides, et ma olen selline palgatud küsimuste küsija alati, et kui ma osalen kuskil, siis ma nagu osalen selle päriselt nagu, et ja minu küsimus oligi viimasel, ma ei tea, 2 kuud tagasi toimunud sellel istumisel, et meil on võetud 50 000 hektarit taastamise nii-öelda eesmärk, et näidake mulle, kust raha tuleb, et kas me ikka jõuame selleni nagu puhtalt nagu selle nagu raha olemasolus, et see 1 hektar puisniitu maksab täna vähemalt 6000 eurot hektar pluss käibemaks on ju ja muud kooslused sõltuvalt sellest, mis seal kasvab või ei kasva, eks ju, natukene vähem, aga all in all on seal mingisugune number taga ja siis me ministeeriumid siis esitasid selle aruande, et jah, meil on nagu jõudmiseks kuskile 45 000 peal on raha olemas ja rohkem ei ole tegelikult nagu taastamiseks raha, kuigi on eesmärgid justkui nagu võetud Euroopa Liidu ees. Noh, see on number 1 asi ja teine pool, mis on tegelikult tuli välja selle samal koosolekul oli palju tõsisem probleem on see, et isegi kui me leiame selle lisaraha, eks ju, et täna tegelikult selles üleüldises muus roheudus, eks ju, siis pärandniitude taastamine ja taastav põllumajandus, sellised asjad nagu päris asjad on ju. Et siis, et isegi kui me leiame raha näiteks ka sellest nii-öelda ma ei tea, erasektorist või ettevõtted, kes tahaks nagu päriselt midagi paremaks muuta nagu meie planeedil nii-öelda ja kes ei taha teha nii-öelda rohepesu teemasid nagu, et siis kui me isegi raha juurde saaks, siis nagu järjest kasvav teema on see, et meil ei ole loomi, kes neid asju pärast nagu hooldama hakkab, et jällegi noh, väga huvitav, eks ju, aeg on meil, kus 1 aastaga kadus meil 20 000 lammast ja keegi isegi ei ütle nagu, et mingi probleem oleks. Noh, et aga see minu vaates on nagu see meeletu kukkumine, et ja meil eelmise aastaga on täna vähem 8000 veist, noh, et seda võib öelda, et oli nagu selle söödapuudusega teema, see on üks pool kindlasti, aga tegelikult, kui me vaatame nagu laiemat pilti, siis meie kogu tänane nagu see sektori käekäik on juba viimased 5 aastat on vee all olnud, et välja arvatud siis suured piimafarmid ja viljakasvatajad eelmine aasta välja arvatud, et aga ehk siis meil tegelikult see sektor on ammu juba uppumas nagu, et need otsused, mis on tehtud põllumajandussektoris viimase, ma ei tea, 10, 15, 20 aasta jooksul, need on viinud nagu valesse suund täiesti. Et täna on see koht, kus me peame kardinaalselt hakkama midagi muutma, muidu meil ei ole väikeettevõtlust, võib-olla vist ei ole tänagi enam, ma kahtlustan, et kahjuks jah, sest trend on ikkagist väga negatiivne. Jah, ehk siis nii et selles valguses nagu tagasi tulles selle küsimuse juurde, et kas me jõuame hektaritele, number 1 on, et kui taastamiseks raha on, siis jõuame, aga kas meil on hooldajaid, kellel on loomi, keeruline küsimus. Kuskilt need loomad peavad tulema ja need ei ole võimalik kopeerida AI-ga kuskilt 10 000 juurde, eks ju, täna pole, homme on, et sellist asja ei ole võimalik teha, et see on nagu pikk protsess, et kui on 8000 veist on vähem sel aastal, siis võib-olla 3 aasta pärast, kui on toetav keskkond olemas, siis need taastuvad need numbrid, aga kui seda toetavat keskkonda ei ole, siis nad ei taastugi. Ma ise olen samas kahvlis täna, et mul on hullult tahe nagu neid alasid juurde taastada, aga mul ei ole endal loomi,
ja siis ongi nii, et otsid küla pealt loomi, et karjatada oma ägedaid eesrindlikke nii-öelda neid päranniite. Nii et selline huvitav hetk on praegu. Ja eks ma ise olen ka väga aktiivselt seda jälginud, aga võib-olla mõte ongi, et võtame nüüd selle 2 plokki lahti, et selgitamegi täiesti tavalisele kuulajale, kes võib-olla ei ole nendes valdkondades nii kodus, et miks on üldse vaja siis neid pärandniite siis taastada, et miks nad ei võiks olla siis sellise kooslused, nagu nad täna on. Seda enam, et kui me räägime ka siis loomakasvatusest, me teame, et pärandniitudel ikkagi loomakasvatus on väga ekstensiivne, eks ju, seal on karjatatavad loomad. Et aga kas tavainimene alati saab aru nagu selle laiemat konteksti, et ta vaatab loomakasvatust, mõtleb, et see on keskkonnavaenulik tegevus, aga teie räägite, et tegelete keskkonnahoiuga. Et ürita hästi lihtsalt nagu selgitada seda poolt, miks seda on vaja teha ja miks on vaja neid loomadega siis hooldada pärast. Jälle see on konteksti küsimus, vaata, kui sa oled, ma ei tea, elad Eestis, eks ju, meil on pime, vihma sajab, siis lähed kuhugi Palmisaarele, kus on päike ja valgus, see tundub nagu jälle lahe asi. Nädal aega näiteks või 2 või mõne jaoks ka kuu. Nüüd, kui sa tuled Kesk-Euroopast ja vaatad nagu, et mis meil Eestis on, siis sa mõtled, vau, milline, teil on nii palju rohelust ja teil on nii palju loodust ja nii palju linde ja liblikaid ja loomi ja et see on nende jaoks nagu see vau-efekt. Meie ise elame siin keskkonnas ja meie jaoks on, et need samad puud on ja need on kogu aeg olnud ja sa harjud ära nagu sellega. Aga nüüd tegelikult nagu see nüüd olulisus, pärandniitude olulisus on see, et see meie elurikkuse häll selles mõttes, et enamik Eesti taime, looma, putuka, linnu ja mis iganes liike on seotud nende pärandniitudega. Ja siis, et see on see koht, kus nad saavad areneda. Et ei olegi mingeid teisi kohti, kus nad üldse seda teha saavad. Et üks pärandniidu putukas või liblikas ei tee metsa kuhugi, metsa või siis ühe monokultuurse põllu sisse oma neid elupaiku, et ehk siis, et kui meil neid pärandniite ei ole või need on liiga vähe nagu üldise pindala mõttes, nagu siis kuhu see nüüd ökosüsteem nagu kukub kokku tegelikult. Ehk siis, et see on see, mis sa nagu lisaks sellele, et sul on loomad seal, mida sa näed või et sul on see maastiku ilu, mida sa näed, et see on kõik see nii-öelda see väike ja väga raskesti hinnatav ja vaadeldav nagu siis skoop nii-öelda, aga jah, ehk siis meil on, ütleme siis väga suur roll täita, mitte ainult Eesti ees, vaid tegelikult nagu kogu Euroopa, võib-olla isegi kogu maailma mõttes, et kui näiteks meil on käinud, just eelmine nädal käis meil üks inglise siis selline, ütleme siis, kes nagu töötab välja seadus, kuidas hakata seal nii-öelda rewildingut tegema ja mingit taastama pärandniite kui sellised, et siis nendel näiteks ei ole mullaski enam neid seemneid. Et kui nad tahaks loovad keskkonna, et okei, laseme arendada seda nii nagu see meil on, et siis meil on veel see seemnepank on mullas olemas, et kui me taastame täna poisniite, kus me koos ka käisime, et siis 3-4 aasta pärast on see kõik kaetud nagu selle niidu taimestikuga, sest et meil on mullas on see seemnepank veel olemas või on kõrvalaladel peale olemas, aga jah, seal see taastamine, ma ei kujuta ette, kuidas see üldse käib, et see on nagu meeletu keeruline. Nii et Eestis nüüd kui jõuda nagu siis inimesele nii-öelda südame või siis kõhule lähemale, eks ju, et siis üks suur kontseptsioon ja see mõte, mida tavatarbija või tavainimene võiks aru saada, kui ta oleks rohkem nagu päriseluga seost on see, et see meie veis või meie lammas, kes täna Eestis on kõik karjatatakse rohumaadel. Pooled lambad ja pooled veised karjatatakse pärandniitudel, mis tähendab seda, et nende elu möödubki pool aastat olles väljas karjamaal. Meie näitel nad joovad ka merevett, mis tähendab seda, et Prantsusmaal on selle jaoks eraldi mingi termin, pre-salted meat, nagu et ookeani vesi on nii soolane, eks, ja siis müüvad seda nii-öelda oma brändina, et meie lambad on mingisugune, see on maitses nagu lõpuks kajastub, eks, et mõelge nüüd ise, et kui sinu lammas või veis sööb nagu 3 liiki või 5 või 10 liiki nagu taimi
milline liha ja milline maitse ja millised toitained seal selles lihas on või siis ta sööb nagu 10 või 100 liike nagu samal karjamaal, et no see on nagu kõik kokkuvõttes see, miks nagu siis päeva lõpuks meil kodu ja tomat maitseb alati ühtemoodi, aga Hispaania tomat millegipärast ei maitse üldse on ju, et seal ei ole toitained enam sees, et see on nagu meie kaasaegse nagu selle toidukultuuri või siis selle suure industrialiseerimise nagu probleem, et toitu meil on külluses, aga meil toitained on väga vähe, aga see taandub lõpuks selleni, mis sul seal mullas on, mis taime sul loom või siis taim ise nagu siis kasvamiseks nagu kätte saab. Nii et ehk siis tegelikult nagu meie pärandniidud on kõige liigirikkamad, number 1, number 2. Loomad saavad seal süüa kõige teisväärtuslikumat toitu, väga mitmekihtselt, nii et kui sa mõtled, et mis on ülim nii-öelda see tooraine, siis mida kasutada, siis ma ei näe paremat nagu alternatiivi liha mõttes siis. Ja no selle teema jätkuks ongi kindlasti kuulajal küsimus, et kus ma saan siis osta Saaremaa Nature Farming, kus kasvatatud veise või lambaliha, et kuidas sul sellega lood on? Kuidas üldse Eestis tegelikult lood on, et me teame, et meil tõesti on ju kasvatatakse lihaveislammas enamasti ikkagi peaaegu 100%, neid karjatatakse, on väga väikseid vähe farme, kes toodavad liha kuidagi muud moodi, eks ju, kui me räägime siis nuumfarmidest, aga enamasti on ikkagist nad ju karjatatavad ja kuidas ma saan seda kodumaist veiseliha, et selle mõttes on hea küsimus jälle, et siin mängib rolli oluliselt see, et kas see farmer ise nagu on suutlik oma seda liha turustama ja siis promoma ja maha müüma ja seda lugu nii-öelda tutvustama oma klientidele või mitte, et kas see on nagu tema eluülesanne või mitte. See liha müük täna ei ole minu eluülesanne olnud, ma tunnen. Aga see tulevikus võiks olla? Minu kontseptsioonis kindlasti võiks olla. Ma loodan, et see tekib nagu lähiajal. Me loomulikult müüme oma liha, et kõik loomad lõpuks on ju jõuavad kombinaati varem või hiljem, et sellist loomulikku surma surevad vähesed, aga siis täna näiteks Liivimaa lihaveis on, kus me oma mitte siis tõuloomi, mida me müüme elusatena teistele kasvatajatele või välisriikidesse, siis kus nagu siis seda liha kätte saaks. Ja väikses koguses loomulikult aeg-ajalt saab meilt seda osta ka, aga sellist nagu organiseeritud kohta nagu täna meil ei ole. Kuigi jällegi, et siin on probleeme nagu mitu, et üks on see, et kas nagu seda meie kõige paremat nagu väärindatud liha, kas meie klientuur üldse Eestis suudab osta nagu. Et inimesed täna nagu ikkagi muude jamade kiuste, mida nagu siin meie ühiskonnas ja riigis nagu üles tõmmatakse, siis neil on järjest vähem raha, et nagu tegelikult enda eest hoolitseda nagu selles toidu mõttes ka, et mis on tegelikult ülioluline. No see on nagu A ja O, et kui ma enne rääkisin, et kui mina oma kodus nagu, mida ma söön ja kuidas ma söön, siis et ma põhimõtteliselt juuni keskpaigast võin hakata oma aiast asju korjama kuni oktoobri lõpuni ja kõik on nagu hästi loomulik ja siis vastus oli, et aga see on ju siis selline gurmee või selline, et seda paljud ei saa lubada, siis see on nagu, et okei, aga miks ei saa lubada, tegelikult on see kõigil võimalus olemas, kasvata ise neid asju, vaata. Et see tegelikult ei maksa siis palju, aga kui me nagu mõtleme seda, et mina kasvatan selle looma üles, mina saan selle eest kokkuostjalt sellise hinna, mis oleks tavatarbijale jumala okei nagu. Isegi võib-olla vähe nagu, teinekord on. Aga kõik need vahepealsed nagu lõigud, et transport, tapmine, pakendamine, turustamine, poes müümine või kus iganes, eks, et kõik see võtab nii suure osa nagu ja lõppkokkuvõttes jõuab siis meie mingisugune 6-eurone lambaliha, mida me võiks ära müüa, eks ju, jõuab mingid teistmetes, ma ei tea, 13, 15, 20 eurot nagu poodi, et siis ongi, et inimene mõtleb, et kas ma ikka ostan seda sellise raha eest või ostan siis ikkagi selle Poola sea mingisugune 3-4 eurot kilo nagu. Et see nagu lõpuks nagu see, mis selle otsustab, et ja mis on selles mõttes kurb nagu. Et ehk siis, et kui sa tahad odavat toitu saada, siis tuleks kuidagi need vahemehed sealt ära kattida. Ehk siis ja teine on see, et kasvata endale isal toitu, siis saad ka ikka väga soodsalt süüa. Ja väga puhast toitu, ehk siis mis on toitainete rikas ka, sest et see point on selles, et kui see toit on toitainet rikas, siis sa sööd seda vähem.
sest et absoluutselt. kõik ju mäletavad seda jälle tunnet, et kui oma aia maasikad saad valmis on ju, siis sööd, mingi hetk tuleb nagu piir ette, siis keel läheb kibedaks ja kuidas nagu see keha ütleb, et kuule, aitab küll, järgmine päev võid jälle süüa on ju. Aga see Poola maasikat või tomatit või siis nagu tonn on juba sisse aetud ja siis mõtled nagu, et kuule, mitte midagi ei ole veel saanud nagu, et see tuleb täpselt samast asjast sellest toitainete teemast nagu, et sellepärast mingit Ameerika filmide steiki süües nagu, mis on nuumafarmi ja mingi jahu ja lisaainete peal üles haibitud ja rasvaseks tehtud nagu, et siis sa tegelikult ei saa nagu, sa ei saa neid toitaineid kätte, mis sul endal tegelikult vaja on ja vastupidi, et see mõjub hoopis niimoodi, et sa muudkui paisud ja see ühiskond nagu liigub meil ka pikkade sammudega sinna suunas, et me sööme ületöödetud toitu, mis tuleb ei tea kust ja inimesed muutuvad nagu suuremaks ja suuremaks nagu. Ja kahjuks ülekaalulisus on tõesti võtmas vähemalt Euroopa mandril juba pandeemia mõõtu ja sellega kaasnevad haigused koormavad meie siis haigekassa süsteeme ja võtavad raha teiselt poolt ära. Et absoluutselt, et tegelikult kui vaadata ka endale väga selline hiljutine, väga selline lähedane kontakt just tervisega, et kui sul ikkagi tervist pole, et kui palju sa pead nagu muutma oma toidulauda, et natukenegi tagasi siis tulla sellesse heaolu tundesse, et see kindlasti on jah üks asi, millega me peaksime mõtlema, kui me räägime siin juba erinevatest maksupoliitikatest ja nii edasi, mis üha rohkem viib meid tegelikult kaugemale sellest, et me saaksime endale kohalikku kodumaist toitu lubada, siis ma julgen küll väita, et tegelikult ta kuskil ikkagi seda kulu suurendab oluliselt ja inimesed ei ole enam tõesti võib-olla nii terved. No ütleme, see koroonapull oli nagu ta oli, eks ju, aga sellel üks positiivne fakt ka või aspekt, et kui asi läheb japuks nagu, siis kõik saavad aru, et mul peab olema oma mingit tagala, et oma mingit peenramaad, ma saan aru, kartuliseeme müüdi välja tol aastal ja järgmisel aastal ka vist ja et tegelikult see peaks inimestel näitama, et oma puurkaevu ja puupliidi küte ja oma toit nagu see on nagu tegelikult nagu ülimalt tähtis, mitte ainult nagu see, et sa kehakaal oleks nagu mõistlikus raamis, vaid see ka, et kui asjad ikkagi nagu lähevad keeruliseks, et siis on sul mingi tagala olemas, vaata. Et ehk siis tegelikult on võimalik seda teha, et loomulikult ühiskond läheb hoopis teises suunas, et viime aga oma raha kõik nagu kodumaalt välja suurkorporatsioonidele kahjuks, aga ikkagi selles valguses on võimalik teha nagu täna ka normaalseid ja taskukohaseid otsuseid. Otsige lihtsalt see kohalik farmer üles ja siis ostke tema käest seda asja, sõitke natukene rohkem kilomeetrit maha, et see piim või liha kätte saada, aga te võidate oma tervises pärast võib-olla 20-30 aasta pärast ja elate võib-olla 20-30 aastat rohkem tänu sellele. Ja siin on hea öelda reklaamiminutid, et tegelikult talutoit.ee lehel on kõik need talud olemas, kes ka tegelikult teevad kaubaringe suurematesse linnadesse, et kindlasti see info on olemas meie kanalites vähemalt. Aga liigume nagu siit edasi, et mis sind üldse ajendas sellises ettevõtlusvaldkonnas nagu põllumajandus või toidutootmine tegelema, et ma tean, et see ei ole nagu sinu esimene karjäärivalik olnud, et sa oled, kui ma eksi 15 aastat nüüd igapäevaselt tegelenud põllumajandusega, aga sa ei ole ju õppinud põllumajandus kui sellist. Et mis sind ajendas üldse hakata loomakasvatajaks, hakata taastama pärandniite ja tegelema sellega, millega sa täna tegeled? No, see on keeruline küsimus selles mõttes ühest küljest, teisest küljest hästi lihtne, et kui ma olen nagu enamik oma elust ikkagi mäletan, et ma olen teinud valikuid lähtuvalt sellest, mis ma tahan teha ja siis, kui ma tahan teha, et siis need valikud tulevad niimoodi sinu tee peal ette, et sinu asi on ära tunda nagu, et eks see pärandniitude suunal põllumajandusse sisenemine oli samamoodi, et vanaisa vanema pidasid mere ääres nii-öelda siis Alevi Karjamaal oma lambaid, eks ju, ehk siis, et selline vorm oli veel hiljuti olemas, et 15-20 aastat tagasi, kus Alevikus igal ühel oli mingisugune, kas igal ühel, aga paljudel oli 4-5-10 lammast ja siis nendel pandi karjamärgid nii-öelda paelaga kaela ja siis saadeti ühisele karjamaale ja vanaisa vanemas niimoodi toimetasid seal. Ja siis, kui nende nii-öelda vanus hakkas juba ette tulema ja järjest kehvemaks läks, siis nad küsisid, et kuule, et
äkki sa tahad nagu tegeleda sellega. Ma ütlesin, et ma siis vaatan korra seda asja, kuna ma tulen nagu läbirääkimiste taustast nii-öelda, et olles ärikinnisvara ja suurte rahade ja suurte ettevõtjatega tegelenud päris pikki aastaid nagu Tallinnas, et siis selline asi nagu läbirääkimised ja lepingute sõlmimised minu jaoks oli iga päev nagu ja uute võõraste inimese kontakti võtmine, et sellepärast oli mul suht lihtne, et ma vaatan tähendas seda, et mul oli 0 hektarit maad ja siis ma läksin kevadel välja, naine ütleb niimoodi, et läksin kevadel välja, tulin sügisel koju ja siis mul oli üle 500 hektari maad nagu. Et ma tegin muudkui lepingut, mul oli mitu aastat oksemaik suus, aga et see algus sai umbes selliselt nagu, et tuli mingi selline initsiatiiv, vaatasin sinna sisse, mõtlesin, et ma midagi ei mõelnudki rohkem nagu, et hakkasin kohe tegutsema, nagu ma ikka teen. Et kurssi, see nagu laeva juhtimine, et pead sadamast lahkuma ja siis hakkad kurssi muutma, et sinna, kus sa tahad minna, et see on olnud samalaadne nagu ettevõtmine selles mõttes. Ja eks me jällegi võib-olla täna mõeldes, et me alustame kohe nagu suurelt, et me ei alustanud mingi 10 või 15 või 5 loomaga, vaid me ikkagi ostsime kohe KIK-i mingisuguste rahastuse toel 75 korraga nagu. Aga kuidas see nagu selles mõttes? Natuke teine pilt ja kui Šotimaalt ka kusjuures, et ei ole niimoodi, et naabri farmeri käest, et selle mõttes on see. Ja sul ei olnud ju loomapidamise kogemust enne? Ei, mina olen õppinud pillimees. Nagu. Ja ma just mõtlengi, et tegelikult see ei ole nagu nii lihtne, et lähen ja võtan 75 ja siis hakkan 500 hektarit majandama, kui sul ei ole tegelikult seda kogemust. Nagu sa ei tea seda ja hirmu pole, vaata noortel inimestel ikka on mõnikord nii, et siis pärast vaatad, et nagu saab hakkama küll või. Kes sind toetas sellel? Sul oli keegi, kes oli tegelikult ju selle valdkonna siis teadja mees, ekspert, kes ütles, et nii peab tegema või võtsid ka kohe äkki töölise endale? Ja mul on naise onu on tegelikult selline, kes on loomade kokku puutunud varem. Okay. Et ta on algusest peale täna meil ka nii-öelda selles skeemis kogu aeg sees. Meil on ikkagi nagu pereettevõte selles mõttes, et valdavalt naise sugulased ja siis mõni minu sugulane ka, aga aga jah, ma ütlen, et see kuidagi see ja me hakkasime kohe ka taastama neid alasid, et see alati kohe algusest peale on seotud olnud nende pärandniitudega, et jällegi, et me ei hakanud taastama 5 või 10 hektarit, ma arvan, et esimene projekt oli kohe mingi 150 või 200 hektarit, et tegelikult tagantjärel mõeldes nagu täitsa nagu crazy nagu, aga siis tundus, et nagu see on hea plaan ja kunagi jällegi ma olen mõelnud tagantjärele, et seda nagu alguspunkti nagu, et mul oli raha ka vaja ja mul ei olnud endal raha ja vanematel ka ei olnud raha ja siis mul oli minu ema nagu tolleaegne elukaaslane, siis ma ei tea, kuidas nagu me küsisime, et kas sul on nagu või saad meid toetada kuidagi. No ma ei küsinud niimoodi, aga kokkuvõttes juhtus niimoodi, et ta laenas meile 500 000 krooni. Ma täna mõtlen nagu, et okei, 30 000 euri täna ei ole mitte mingi raha, on mingi raha, aga kokkuvõttes ta ei ole mitte mingi raha, kui sa mõtled, et üks traktor maksab minimaalselt juba seal mingi 450-60 000 eurot. Kui me võtame krooni aega, siis tegelikult 500 000 oli väga suur meeletu, raha. Täpselt, aga ma olin mingi täiesti suvaline õppe ja me ei suhtunud omavahel üldse, pärast ta on selline nagu ei ole eriti hea suhtleja tüüp nagu. Ja siis umbes nagu ma tagantjärele kuulsin veel, et siis ta oli minu naise käest küsinud, et kuule, kas ma võin sellele vennale raha anda või mitte. Siis see oli otsustav olnud, et võib nagu. Ja siis mõtlen, et kas ma nagu täna annaks kellelegi, nagu tegelikult ikka suht võõrale, ma täna annaks nagu 100 000 eurot või et maksa midagi, kui sa saad ja päris huvitav nagu, kuidas need asjad kokku juhtuvad, et see läks niimoodi käima. Mis tähendas seda, et me tegime ikkagi aastate jooksul, me oleme teinud, ma ei tea, 1,5 miljoni eest KIK-i projekte 10 ja suuremaid KIK-i looduskaitse selle rahade kasutajaid ja et ilma selleta nagu ma ei kujuta ette, et me üldse selles sektoris nagu saaks toimida, et me oleme päris palju saanud ikkagi Euroopa Liidust nagu toetust nagu tegemiste alustamiseks. Kui suureks te tänaseks olete kasvanud? No ma tean suht täpselt sellepärast, et mulle meeldib neid Google Sheets'e teha hästi palju. Mulle ka. Ja siis vaadata, kuidas need numbrid seal muutuvad, et kui töömehed panevad tunnid kirja, ma vaatan ja kui mingi number raamatupidaja muudab midagi, siis ma vaatan ja kui uue linnuliigi saan, mida ma täna nii-öelda kollektsioneerin, siis ma panen see kirja, ühesõnaga mul on, ma arvan, 20-30 erinevat sheet'e, mis kogu aeg muutuvad, et sellepärast ma tean ka, et meil on täna
792 hektarit pärandniite hoolduses sel aastal. Ka taastada, selles mõttes, mida te praegu taastate või see on sul veel eraldi arvestus? See on eraldi arvestus, jah. Okay. Me suudame taastada umbes, kui powerit on 30-50 hektarit aastas. Kas te taastate ja siis tegelikult ka jätkate selles mõttes et võtate ta enda siis arvestusse ja hakata hooldama oma ettevõttes või pigem taastate ja siis vaatate, et kas te jõuate siis selle lepinguni või pigem mitte? Kõikidel nendel taastamise rahastustel, olgu see KIK või Keskkonnaamet või mis iganes, siis võtad juba 5-aastase hooldamise kohustuse ka. Et see ei ole nii, et sa taastad ära ja siis jätad raha nii-öelda kasutamata või selle tulemuse kasutamata. Et ehk siis see on nagu suur ja tähtis nagu osa. Kui suur sa täna oled? Põllumaid on 740 hektarit äkki või. Nii et 1500 hektarit on täis. Ja palju teil loomi on? Loomi on põhikari 170 veist, millest 60 on šotlased ja 100 on Aberdiini angused, pluss siis noorloomad ja põhikari 100 lammast, 9 palgalist töötajat aasta ringi. Ja midagi sellist. Et sul oli see põhimõte, et go big or go home? Ei, ma ei ole seda ka nagu eesmärgiks võtnud, et see lihtsalt mul on tahet nagu teha, siis ma teen vaata ja pärast vaatad, et mehed ikka aeg-ajalt ütlevad, kuule, et sa ikka arvestad sellega ka, et nagu meil on 300 hektarit nüüd rohkem, et mehed ja tehnika peaks nagu ka nagu vastama sellele või tööaeg või et ja siis ma ütlen, et ai tõesti ja vist on jah mingi väike probleem siin. Väike. Et ja mulle mõtlen, et täna see, nagu ma enne rääkisin, et siis ma ise olen nagu selles kahvlis praegu, et mul võiks olla 200 veist rohkem nagu, et selle oma taastamise tuhinal nagu järgi jõuda. Aga mul ei ole. Mis see lahendus on? Et kui on probleem, siis tuleb ka ju lahendus leida. Või sa pole veel sinna jõudnud? Ma ei tea, mis see lahendus on. Selles mõttes, et täna on lahendus olnud teiste naabrite loomad, keda ma siis oma alale üritan saada nagu karjatamise hooajaks. Ma tegelikult näen, et me peaks ehitama ühe sellise punkti nagu laudapunkti, kus 200-300 looma saaks veel olla. Et see nagu areng saaks jätkuda ja see toob jälle oma ette mingid muud küsimused, et kui palju see maksab ja kas tänane see põllumajandussektor suudab seda laenu teenindada, mis pärast peab tagasi maksma kellegile kuskil, et siin on nagu kindlasti riigil nagu mõttekoht, et kui te kõik need ametnikud, kelle me oleme selle slideshow juba läbi teinud, et te teate nagu, et kuidas sektor hakkama saab, siis kui te neid meetme määruseid nagu välja töötate, siis palun arvestage sellega, et väiksem oma finantseering tähendab seda, et see sektor saab teha neid investeeringuid, mida mingid regulatsioonid nõuavad, ja mida väga vaja on, et mitte nalja teha mingi 30-40% nagu toetusega, et see toetuse majandus on täna siuke kahe otsaga teema, et paljud ütlevad, miks teil üldse nagu see toetust vaja on selles sektoris, teisest küljest nagu, kuna kogu Euroopa on selle toetuse meetme peal ja Ameerika samamoodi, siis me oleme justkui nagu üritame nagu võistelda samal võistlusel, on ju. Aga meie toetused on nagu 5 korda või 10 korda teinekord väiksemad. Me nagu nii ei ole samal võistlusel. Ja ehk siis, et kogu sektor vajab toetusi nagu sellepärast, et ellu jääda. Teisest küljest teades, et sellest toetuse 100 miljonitest läheb nagu suurem osa maa renti, eks ju, et sa maksad selle lihtsalt, võtad selle seal detsembrist kuni veebruarini, võtad selle vastu, vaatad, et oi, täitsa palju raha on kontol, siis maksad selle märtsiks või kellel iganes need tähtajad seal rendil on, et maksad tegelikult 10 ja 100 000 nagu maaomanikele rendiks, et meil on ka 150 maaomanikku, nii et kujutage ette, kui palju me maksame renti nagu. Ja, et selles mõttes sa oled ka täiskohaga siis kliendihaldur, kui sul on 150 ja, lepingut kindlasti rohkem, aga maaomanike, kellega sa oled lepingut sõlminud. Jaa, üldiselt me peame kiitma oma maaomanikke ja eks see sõltub sellest ka, et kuidas me neid nagu kohtleme, et kui me õigeaegselt on asjad makstud ja me oma lepingus võetud kohustusest kinni peame, siis on kõik hästi. Aga jah, lihtsalt, et maaomanikel ka mõttekoht, et tegelikult see toetus on mõeldud nagu selle tootjale, mitte maaomanikele, ja kahjuks on need kodumaised, need riskikapitali metsafirmad, kaldkriips, spekulandid, need, kes nagu nöörivad ikka viimast nagu senti, et noh, see on nagu pildil täna valesti, et kui me oleks nagu selles toetusmaailmas ja oleks lihtsalt nii-öelda selles turumajanduses, eks ju, siis meie toit maksaks palju rohkem ja me maksaks palju vähem renti suure tõenäosusega
ja me paneks piirid kinni ja ei laseks odavat saasta, mida kutsutakse toiduks sisse. Aga ma mõtlengi, et see maa teema tegelikult puudutab väga palju kõiki põllumajandustootjaid, olgem ausad, et Eestis ka täna 63% kasutatavast põllumaast ei kuulu põllumeestele, mis on väga suur probleem, mille hindasid ka siis aitab üles rendihindasid tõsta ka tegelikult ju riik ise maaomanikena. Kui ma vaatasin nüüd viimaseid siin oksjonile minevaid põllumaid ja nende alghindasid, siis ma sain peaaegu šoki, aga see selleks ongi väga pikk ja lai teema, et. See on üks lihtne teema, et või lihtne vastus on, et kui riik lähtub sellest, et kasumit teenida, nad on õigel teel. Absoluutselt. Et tulebki ju lastega peredelt, pensionäridelt ja siis maarendidelt tuleb maksimum võtta nagu, et võtame raha ära ja paneme hinda juurde. Kus sa mujalt ikka võtad, eks? Mitte pankadelt ega suurkorporatsioonid, võtame ikkagi nendelt, kellelt on võtta. Kellelt on võtta. Ja et selle mõttes tehakse õiget asja, kui see eesmärk peaks olema see, et meil on nagu toidujulgeolek või päriselt nagu me peame sellest sektorist nagu lugu ja saame aru, et kus nagu meie inimeste toit tuleb nagu, et siis kas ikka riik peab olema see hinnavedur nagu, et kes nagu alghinnaks paneb juba selle turu kõige kõrgema hinna nagu, et kui tegelikult nagu erasektoris see rendituru hind on hoopis midagi muud nagu, et teinekord 2 korda või 3 korda väiksem nagu, et siis mulle tundub, et nagu ei tehta õigeid valikuid. Aga jällegi laiem pilt nagu, et siis kogu põllumajanduse tänase seisu hinnates me oleme 15 aastat teinud valesid valikuid. Et ja seda tulemust me hindame täna viljade pealt, et jah, mingit nagu progressi pole ammu toimunud. Jah, et see teema nii on, et me käisime eile ühe põllumajandustootja juures, kes ütleski, et see generatsioonide muutus maaomanikel ja see, et tõesti väga suur hulk maad ei oma enam eraisikud, vaid äriettevõtted ongi viinud selleni, et see vanem generatsioon eraisikutest maaomanik, et nende jaoks on peamine, et see maa oleks hooldatud. Nad saavad aru, et sealt tegeletakse toidu tootmisega ja siis on versus siis need uued omanikud, kes väga tihti on äriettevõtted ja kelle eesmärk ongi siis kasumit teenida. Ja, loomulikult, et nendel on kapitali kasv on üks, mida nad vaatavad, et see maa iga aasta 10, 15, 20% tõuseks, neil on vastutavad käsi, teine pool on see, et sa saaks seda rendis veel järele võtta, aga mõtlen, et ega ju tavainimene ei müü ka nendele firmadele ju lihtsalt oma maad, et need, kes nagu mõtlevad, vahet pole, ma müün oma maa ära, see on ikkagi nagu, neid on vähe, et need, kes nagu otsustavad oma maad müüa, see on nagu jällegi selle ühiskondlik surve, et sul on lihtsalt nagu muud kulud lähevad nagu nii ära, et siis nagu mõtledki müüd oma metsa ära, siis müüd oma põllumaa ära ja jätad omal hektari või 2 nagu kodu juurde ja see on kõik nagu, et see on nagu jällegi, et me ei saa süüdistada nagu neid inimesi, kes seda valikut teevad, sest nad teevad selle oma nagu sellest majandusolukorrast lähtuvalt, et tegelikult nagu see ütleme nii, et see ei ole nagu õige tee jällegi, et kuskilt peaks pidurit tõmbama ja kui me vaatame nagu naaberriike, siis paljudes kohtades on need pidurit tõmmatud, et ma nüüd kindlasti ei ole täpne selle, mul kõik asjad meeles ei püsi, et minu meelest on Lätis ja Leedus on ikkagi ülempiir, et kus su maaomandi suurus nagu suuremaks ei tohi minna ja sa ikkagi päriselt ka nagu pead tegelema põllumajandusega, kui sa oled nagu põllumajandusmaa omanik, et mitte ainult nagu paberil, et tegelikult on need võimalused olemas, küsimus on ja samas Euroopa Liidu nii-öelda liikmesriikides on need võimalused olemas olnud, et järelikult me saaks ka seda teha, aga miks me ei tee, on nagu omaette küsimus. Jah, nii on, et teema, millega tegelikult ka Taluliit on tegelenud ja tegelemas, sest maa on üks kõige olulisemaid ressursse põllumajandustootjale ja maapoliitika väga oluline. Mul on tegelikult siin kirjutatud siuke väga huvitav küsimus, et kas on uusi projekte või ideid, mida sa soovid ellu viia, aga sinuga vesteldes ma saan aru, et sul on neid iga päev ja sul nagu ideedest puudu ei jää siin. Või on sul nagu mingisugune selline just idanemas uus tegevus? Seda inimestel on hästi palju piirangud vaata peal, mis tuleb nagu ajust. Mõtled, et kuidas ma homme hakkama saan, eile hakkama sain või üle-eelmine aasta ja siis sa teed oma otsuseid nende baasit nagu tihti lugu, aga kui sa küsid seda niimoodi, et kui raha ei oleks piir, et mis sa siis teeks?
siis ma arvan, et ma ehitaks selle 200-300 looma lauda kohe, ma ostaks need loomad kohe, ma paneks täiega edasi seda taastamistööd, 2, 3, 4, 500 hektarit vahet pole. Palkaks juurde inimesi, maksaks neile konkurentsivõimelist palka, oleks rõõmus, pakuks mõnusat töökeskkonda, siis keegi pakub oma maad osta või müüa, ma hea meelega ostaks seda, olgu ta siis päraniit või põllumaa, siis meil on Muhus juba selline koht olemas, kus ma tahaks teha sellist suurt keskust, kus nii-öelda see agroturist või niisama turist saab tulla, osta seda toodet, mida me pakume, näidata talle seda loodust, mis meie ümber on ja pidada konverentse või osta poest mingeid asju kaasa ja rakendada kogu oma suguvõsa, kes iganes nagu toredad või sõbrad või tuttavad, kes tahavad nagu maal tööd teha, saaks teha, et me peame kuhugi linna minema sellepärast, et lihtsalt kuskile Rimisse või Maximasse müüjaks minna, sest muud ei ole seal teha või ühesõnaga selliseid ja väärindada kogu see asi, mida me nagu toodame kuni selle lehma muu ja lamba mäeni nagu ära, et linnu lauluni, et see on nagu see, kus nagu see võiks olla kohe nagu, et kas alati see peab tulema niimoodi kiiresti, nagu selles ma olen ka nagu selles mõttes nagu, et asjad tulevad alati õigel ajal või natuke hiljem, et järelikult ma ise ei ole täna valmis, et nii palju raha, lademetes raha tuleks number 1 ja teiseks, et need asjad juba ellu ei ole läinud, seepärast, et mul nagu selle asjade realiseerimise ja elluviimisega ei ole nagu tegelikult probleeme nagu. Seda on näha muide, et sul ei ole probleeme. Jah, et need ikkagi jõuavad päris kiiresti nagu materialiseerinud kujule. Nii et ma kujutan ette, et kui ma ei taha selles mõttes siin piirata kuidagi, kui ma 10 aasta pärast siia jõuan, et siis pool nendest kirjeldatud eesmärkidest on kindlasti saavutatud. Te kuulasite Moodne talu podcasti, olime külas Saaremaa Nature Farmingul.